Lihtsustame nüüd järgmise avaldise. Kusjuures paneme tähele, et meil on antud tingimused, et A on suurem nullist, B on suurem nullist ja B ei võrdu 2A-ga. Alustame sellest esimesest suluavaldisest, kus ruutjuure all 2A miinus ruutjuur B-st on jagatud ruutjuur 2A pluss ruutjuur B-ga. Ja sellest on lahutatud teine murd, ruutjuur 2A pluss ruutjuur B ja murrujoone all ruutjuur 2A miinus ruutjuur B. No kõigepealt märkame siis seda, et meil on murru nimetajas tegemist, kui me nüüd hakkame ühisnimetajat leidma, need korrutades saame valemi, et samade liikmete summa korda samade liikmete vahe, mis tegelikult annab meile kenasti nende liikmete ruutude vahe, see on esimese liikme ruut miinus teise liikme ruut. Ja nüüd ongi siis oluline tingimus, et B ei ole võrdne 2A-ga, ehk me oleme kindlustanud, et murru nimetajasse ei teki nulli. Nüüd esimese murrul, kui meil siis ruutjuur 2A pluss ruutjuur B on nimetaja, aga ühiseks nimetajaks on meil puudu siis ruutjuur 2A miinus ruutjuur B, ehk me peame siis korrutama ruutjuur 2A miinus ruutjuur B iseendaga, tegemist on siis selle liikme ruuduga. Miinus, lahutame ära siis, nüüd on meil nimetajas just vahe, järelikult peame laiendama summaga ja see oleks siis ruutjuur 2A, A on ka juure all, pluss ruutjuur B, ruutjuur ka ikka, ja selle liikme ruuduga. Ja nüüd vaatame, mis siis nende ruutude kasutamisega meil lugejasse jääb. Ja kasutame kõigepealt siis vaheruudu valemit, esimese liikme ruut miinus kahekordne korrutis, ehk ruutjuure all on 2AB ja pluss teise liikme ruut. Nüüd edasi, siin on siis tegemist summaruudu valemiga, nii et tegemist on põhimõtteliselt sarnase avaldisega, miinus 2A, ärme unusta, et miinus on ees, ja nüüd siis miinus 2 korda ruutjuure all 2AB ja miinus B. Ja nüüd tuleb meil siin üks päris pikk murru joondamata. Nimetajas oli siis 2A miinus B. Ja nüüd me näeme, et siin kahed A-d koonduvad välja, samuti liidetavad B-d ja jääb meil alles murru lugejasse siis miinus 2 ja miinus 2, see on miinus 4 ruutjuur 2A B-d, mis on jagatud 2A miinus B-ga. Nüüd oleme esimese sulu ära lihtsustanud, paneme siia esiteks ette. Ja nüüd alustame teise sulu lihtsustamisega. Teises sulus on meil siis 2 liidetavat, esimene liige B jagatud 4A-ga on ruutjuure märgi all ja miinus ruutjuur A jagatud ruutjuur B-ga. Nüüd me võime need avaldised kirjutada siis kujule ruutjuur B jagatud, juurime lugeja nimet eraldi, 4 juur on 2 ja ruutjuur A. Ja teise liikmena näeme siis siin, et on ruutjuur A jagatud ruutjuur B-ga. Nüüd ühiseks nimetajaks oleks mõlemate nimetajate omavaheline korrutis, võime tegurid kirjutada ühise juuremärgi alla, esimese laiendajaks läheb siis ruutjuur B ja teisele 2 ruutjuur A-d. Ja nüüd saame siis esimeseks liikmeks ruutjuur B korda ruutjuur B annab meile B ja miinus 2 korda ruutjuur A korda ruutjuur A annab vastuseks A. Nüüd oleme sellega siis ka teise sulu ära lihtsustanud. Ja nüüd oleks meil vaja siis need 2 avaldist omavahel korrutada. Nii teeme seda siis järgmiseks. Ja nüüd kolmandaks, esimene avaldis oli siis miinus 4 ruutjuure all 2AB-d jagatud 2A miinus B-ga ja see on vaja korrutada B miinus 2A-d jagatud 2 korda ruutjuure all AB.
kui me nüüd hakkame neid omavahel korrutama, siis on vaja kirjutada avaldised muidugi ühisele murujoonele. Ja põhimõtteliselt selle miinusmärgi, kui me nüüd vaatame sammukese edasi, me võime kasutada ju ära siia selle muru nimetaja jaoks ja miinus 2a miinus b ehk see on b miinus 2a tegelikult, jah. Ja kirjutamegi siis need tegurid juba sellisele kujule. Juuremärk seal, jah. b miinus 2a ja siin siis samuti b miinus 2a 2 korda ruutjuur ab. Ja nüüd avaldised siin taanduvad. 4 ja 2 saame samuti 2-ga taandada. Ja nüüd, kui me need kahte juurt omavahel taandame ruutjuur AB-ga, siis muru lugejas jääb järgi ruutjuur 2 ja muru nimetajas 1. Ehk saame selle korrutise tulemusena siis muru lugejasse 2 korda ruutjuur 2, muru nimetajasse jääb 1, pole mõtet nimetajat kirjutada ja saamegi tulemuseks 2 ruutjuur 2. Nüüd praegu me oleme leidnud siis avaldise A väärtuse. Nüüd ülesanne tahab, et me leiaksime siis veel avaldise B väärtuse, mis avaldub 2 astmel miinus 0,5 jagatud avaldise A väärtusega. Avaldis A oli meil 2 ruutjuur 2, tuletame veel kord meelde. Nüüd 2 astmel miinus 0,5, see on 2 astmel miinus 1 kahendik. Jagatud 2 ruutjuur 2-ga. Negatiivne astendaja teame, et võtab pöördväärtuse ja 1 kahendik annab meile ruutjuure. Ja nüüd jagades 2 ruutjuur 2-ga tuleb siis see avaldis samuti muru nimetajasse kirjutada ja saame tulemuseks ruutjuur 2 korda ruutjuur 2 annab 2, korrutades 2-ga on vastuseks 4 ja seega avaldise B väärtuseks oleks siis 1/4.